Nii, veel üks väga hea eelnõu. Ja siin tuleb küll öelda, et tulime appi koalitsioonile, parempoolsele, ennast parempoolseks nimetavale koalitsioonile. Pean uuesti selle kõik läbi ära rääkima, et 2 kuud tagasi tehti meil Eestis valitsusremont ja kuulutati, et nüüd on võimul parempoolne valitsus. No millega parempoolne valitsus tõestab, et ta on parempoolne, hakkab makse langetama. Maksusid tõsteti meil, siin on viimase paari aasta jooksul tõstetud umbes 20 erinevat korda ja peaaegu, et ei ole, mitte peaaegu, ma ei tea ühtegi maksu, mida ei ole tõstetud Eestis. Lisaks sellele on välja nuputatud terve hulk uusi makse, lisaks sellele on tõstetud kõiki riigilõivusid ja trahve ja mida kõike veel. Aga nüüd tuli siis parempoolne valitsus, kes hakkab maksusid langetama, küsid, et mis maks see on, mida te langetate, kas kõik nad või? Ei, käibemaksu me ei langeta, ei tulumaksu me ei langeta, aktsiisi me ei langeta, selle te hääletasite just maha. Tuleb välja, et üks jupikene ühest maksukobarast, mille te olete teinud meile siin hiljuti, et seda tahetakse hakata siis natuke kohendama. Ja jutt on julgeolekumaksust. Me kõik teame, miks teda julgeolekumaksuks nimetatakse, sellepärast, et julgeoleku argumendiga on ju võimalik põhimõtteliselt lehmale hapupiim ka maha müüa. Et meil on ikka raha vaja julgeoleku jaoks, teeme julgeolekumaksu. Milles seisneb julgeolekumaks? Kõigepealt tõstame käibemaksu, siis me tõstame tulumaksu ja siis me tekitame ettevõtjatele uue tulumaksu, ettevõtlustulumaksu liigi. Ehk siis tegelikult 3 komponendist koosnev maksutõus, maksude tõus, kusjuures 2 neist on Eesti, ütleme maksusüsteemis ja eelarvesüsteemis 2 kandvat maksu, tulumaks ja käibemaks. Ja 3 on siis see ettevõtlustulumaks, mille siis erikord, mis Eestis on olnud aastakümneid Reformierakonna au ja uhkus, et nemad ei ole lasknud Eestis klassikalist ettevõtte tulumaksu tekitada, vaid meil on siis see sisuliselt dividendimaks. Nüüd 2 kuud on mööda läinud, ma kuulen ainult ritsikate sirinat. No ei ole maksualanduse eelnõu, ei ole tulnud valitsusest. Siiamaani ei ole tulnud, 2 kuud on mööda läinud, mingit maksualanduse eelnõud ei ole Riigikogusse jõudnud. Võib-olla on põhjus selles, et uus parempoolne valitsus ikka veel 2 kuud hiljem peab koalitsiooni läbirääkimisi. Iga päev me loeme mingisugust uudist, mingist pudipadist, millega ühiskonda siis tekitatakse sellist mingit müra lihtsalt, et kas vanavanemad võiks ka saada ema palka. Et siis nüüd kõik arutame selle üle või arutame eutanaasia üle, aga ärge arutage selle üle, et meil siin ehitatakse tuulikutega terve riik täis ja ärme aruta selle üle, et riik on pankrotti aetud ja ärme aruta selle üle, et riiki sõtta viiakse. Arutame näiteks vanavanemate võimaluse üle saada siis vanema palka, et hoiame kõik inimesed sellises kuskil mingisuses sellises absurditeatris. Me tulime siis appi koalitsioonile ja tegime selle julgeolekumaksu kehtetuks tunnistamise seaduse. Mina loodan küll, et te täna seda tagasi ei lükka. Kui te nüüd parempoolne valitsus ikka olete ja parempoolselt tulete meile makse langetama ja 2 kuud ei ole saanud ühte lihtsat eelnõu tuua, millega need 3 maksukomponenti ära kaotatakse, tagasi pööratakse. Kusjuures ma juhin teie tähelepanu, sõbrakesed, veel sellele, et need maksutõusud ei ole kehtima veel hakanud. Neid on lihtne ära kaotada. Pole veel kehtima hakanud, järelikult ei ole mingit kaotust, et Aivar Sõerd isegi äkki saab rahulikult magada. Ei ole riigieelarvesse metsikut auku tulemas, kui te kaotate ära asja, mis veel ei ole kehtima hakanud. Kõik me tegelikult teame, et te olete selle raha ammu juba sisse arvestanud eelarvesse, te olete selle äragi kulutanud, see on ressi pandud, see sõidab juba teisel pool järgmist kümnendit, see raha on juba ära planeeritud. Nii et loomulikult ei kavatse seda maksu ära kaotada, me teame seda kõik, aga rääkida on ju hea siin. Kusjuures eriti tore on see, et Michal räägib meile, mitte ei räägi julgeolekumaksu ära kaotamisest, vaid nüüd ta räägib sellest, kuidas inimestel jääb rohkem raha kätte. Me jätame inimestel rohkem raha kätte, see on tore, kui tulumaks langeb, inimestel jääb rohkem raha kätte. Siis, kui oli julgeolekumaksu tekitamine, siis kõigil oli solidaarne kohustus aidata riiki kaitsta, aga nüüd jääb inimestel rohkem raha kätte. Tuleb osata turundada ennast. Ma lugesin, ei ole lugenud ise, aga sain aru niimoodi, et siis eelnõude infosüsteemis valitsuses tiirleb küll üks eelnõu, millega siis seesama julgeolekumaks ära kaotatakse, aga samaaegselt siis tõstetakse see julgeolekumaksu käibemaksu 2% lisaosa alaliselt käibemaksul otsa ikkagi. Ehk siis julgeolekumaksu komponent kaotatakse ära, aga see maksutõus jääb alles, sest te tõstetakse teise eelnõusse. Ja tulumaksu tõusu osa 2%, see ka jääb alles, aga lihtsalt teises eelnõus.
Ja ettevõtte tulumaks, millest on räägitud, mille me nüüd ära kaotame, see tuleb sellega, kompenseeritakse siis sellega, et ettevõtte dividendid ja muud asjad siis maksustatakse ka uue kõrgema määraga. Nii et me oleme siis teada saanud, miks meil 2 kuud ei tulnud eelnõud. Nupukad inimesed, spetsialistid, Rahandusministeeriumis näiteks, või ma ei tea, Eesti Pangas või kus need spetsialistid meil istuvad, nuputasid välja, kuidas langetada makse niimoodi, et maksud tõuseks. Ja sellepärast nad ei ole siiamaani suutnud meile eelnõud tuua. Aga meil on siiski lootus, et on Eestis koalitsioonis mõni selline saadik ka, kes ise usub, mis ta räägib, ja te täna toetate seda eelnõud, mis lihtsalt kaotab ära käibemaksu tõusu, tulumaksu tõusu ja ettevõtte siis tulumaksu komponendi, mis te lõite. Vot see oleks parempoolne asi teha. Ega mul muud tarka ei olegi. Suur tänu teile. Teil on üks küsimus. Arvo Aller, palun. Ja, aitäh, hea istungi juhataja, lugupeetud ettekandja, et kõik oluline sai ära räägitud teie poolt ja see julgeolekumaksu kehtetuks tunnistamine on ju koalitsioonile vastutulek, et nad saaksid kiiremini liikuma ja saaksid ka oma koalitsiooni läbirääkimistel öelda, et näed, me juba teeme midagi. Ja kindlasti koalitsiooni kaasatulek oleks üks märgiline nagu sõnum, et me suudame siin koos teha ja ka makse alandada, mida eelmine eelnõu küll ei näidanud. Aga selle ära kaotamine, kas sinu arvates tekitab ka sellist solidaarsust, et siis me kõiki võrdselt kohtleme, et kõik on nagu ühel võrdsel tasandil, et me panustame ühtlaselt Eesti riiki ja Eesti julgeolekusse? Aitäh! Aitäh. No vot, see on üks neist julgeolekumaksu valedest, millega meil siin on käidud, et üldse, kui me tõstame, tegelikult me oleks võinud selle eelnõu nimetada käibemaksu ja tulumaksu ja ettevõtte tulumaksu siis tõstmise eelnõuks, aga ei, kes siis tahab tuua siia Riigikogusse 25. eelnõud, millega kõiki makse tõstetakse, siis oli hea rääkida julgeolekumaksust ja siis sinna juurde räägiti, et aga riigikaitsesse on ju raha vaja. Ja kui me nüüd siis vaatame, kui palju julgeolekumaksuga raha tõstetakse, kui me vaatame seda, kui palju, kuidas see raha liigub, siis tuli välja, et ei, selle julgeolekumaksu laekumisega riigieelarvel ei ole, või selle riigikaitsekulutustel ei ole erilist pistmist. Et see on ikkagi see raha, mis läheb, nagu Mart Võrklaeva kuldsed sõnad on, igale poole. Et ta ei lähe julgeolekusse. Ja ma ei tea, kas Eesti inimesed olid tegelikult nii innukad ka siis seda nii-öelda julgeolekumaksu maksma, aga kui see raha läheb päriselt igale poole ehk tuulikute subsideerimisse ja Rail Balticu ehitamisse ja tont teab veel kuhu, et siis ma arvan küll, et Eesti inimesed ei tundnud, et see oleks nagu väga suur patriootlik panus. Vaid see on ikkagi Reformierakonna hullunud ideoloogiliste raiskamisprojekti ja korruptiivsete raiskamisprojektide subsideerimiseks mõeldud raha. Nüüd, mis puudutab ka, ütleme siis eelarve poolt, et nii nagu me nägime automaksuga, toodi meile eelnõu, räägiti laekumise prognoosist, tuleb nii palju raha. Maks on kehtima hakanud, raha ei tule. No ei tule. Ja üllatus, see ei tohiks kedagi üllatada. Sellepärast, et kui see automaksu eelnõu oli komisjonis ja oli siin suures saalis, siis me kõik, kellel meil terve mõistus on peas ja kes midagi rahandusest ja majandusest taipuvad, ütlesime, et see raha ei tule kokku. Seda laekumist, mille te planeerite kulude poolele juba praegu ära planeerite, seda ei tule. Ja ei olegi tulnud. Käibemaksu tõstmise puhul rääkisime täpselt sama juttu, et suurepärased rahandusspetsialistid Reformierakonnast, te kirjutate meile siin käibemaksu tõusuga seoses mingisuguse eelarve laekumise prognoosi, laekumise kasvu prognoosi, see ei tule kokku, see ei hakka laekuma. Iga kuu saan rahanduskomisjoni liikmena aruandeid sellest, kuidas meil siis maksud laekuvad ja üllatus, käibemaks on kogu aeg alalaekumises. Ei tule seda raha, mida planeeriti. Kulupoolel on ta muidugi juba ära kulutatud, aga tulupoolel teda ei ole, nii et eelarvepositsiooni ta ei paranda meil. Küll aga on ta halvendanud oluliselt meie majandusse olukorda ja inimeste toimetulekut. Ja sama võib öelda rahulikult selle ettevõtte tulumaksu poole kohta. Et kui meil on üks maksuosa, mis on viimastel kvartalitel üle laekunud, siis see on olnud juriidilise isiku tulumaks. Ja miks? Sellepärast, et see nii-öelda julgeolekumaksu ettevõtte tulumaksu komponent on pannud ettevõtjad oma maksukäitumist muutma, mis oli täiesti etteennustatav, täiesti arusaadav, ja nad on oma nii-öelda bilanssi puhastanud rahast, mis pärast muidu läheks maksu alla. Nad võtavad selle välja varem, võtavad välja soodsama maksurežiimi ajal ja seda, mida prognoosib
kehtima pandud eelnõu, seda raha ei tule. See on nagu absoluutselt kindel, et seda raha ei tule. Nii et kas me selle maksu kehtima jätame või kehtetuks tunnistame, ka raha riigieelarvesse juurde ei tule. Ja võime kõik selle pärast solidaarselt õnnelikud olla. Anastasia Kovalenko-Kõlvart, palun. Ja aitäh, austatud ettekandja, aitäh kõigi nende selgituste eest, et väga täpne, et tegelikult tänaseks on selgunud 2 valet selle julgeolekumaksuga, millest on nii teie erakond rääkinud kui ka Keskerakond. No üks on see sama, millele te juba viitasite, tegelikult julgeolekuga ei olnudki kunagi see pistmist, et seetõttu tullakse ka uute eelnõudega välja, aga teine on ka see, et kogu aeg räägiti, et aga see on ajutine. Täna on tegelikult Michal juba kinnitanud, et kui tullakse nende uute eelnõudega välja, siis seal ei ole enam mingit ajutisust. Et varem oli nii, et eelnõus seisis, et see on kuni aastani 2028. Nüüd see kaotatakse ära. Et põhimõtteliselt käibemaks 24%, tulumaks 24%, et Reformierakond, Eesti 200 soovib, et see jääks püsima põhimõtteliselt lõpmatuseni. Et see meenutab ju natukene ka seda, et kui kunagi samuti tõsteti, eks ole, kriisi raames 18%-lt 20%-ni, Reformierakond tõstis käibemaksu, ütles ka, et see on ajutine. Siis lõppude lõpuks tuli välja, et see oli vale. Et kas teile tundub, et praegu ajalugu kordub? Jaa, tundub ja seda me ju ütlesime tookord ka, kui toodi meile need eelnõud, et keda te üritate petta siin, et see ajutisuse jutt on ju lihtsalt selle jaoks, et selle protsessi käigus kriitikat maandada. Ja võib-olla mõni isegi uskus, meie ei uskunud seda, aga nüüd on juhtunud selline olukord, et nii-öelda parempoolne valitsus, kes reklaamib seda, kuidas nemad alandavad makse, valmistavad tegelikult, on praegu valmistanud ette eelnõusid selliselt, et nende tehtud maksutõusud muutuvad alalisteks. Ehk siis maksulangetuse plaanist on kujunenud alalise maksutõusu plaan. Ja ma kujutan ette, et Michal suudab siit sellest valitsuse infotunnis jätkuvalt meile sirge näoga rääkida, kuidas maksude tõstmine on tegelikult maksude langetamine. Täpselt, kusjuures ta ei mõtleks seda ise välja. Seda rääkis meile Mart Võrklaev, kui ta tõi siia maksude tõstmise eelnõusid ja rääkis, et ei, aga me tegelikult langetamegi makse. Et vot siin me oleme nüüd sellises olukorras, et küll mul on hea meel, et Donald Trump on Ameerika president, sest ta on ära lõpetanud selle olukorra, kus siis valitseva kliki suhteliselt ebaintelligentsed inimesed said rääkida mula, mis oli täiesti irdunud reaalsusest ja kõik teesklesid, et ahah, nii ongi. Ei, nüüd on meil päris paralleelselt on näha ka see, mis päris maailmas toimub ja me ei pea enam seda mula tõsiselt võtma. Helle-Moonika Helme, palun. Ja aitäh, et vot julgeolek on asi, millest siis Reformierakond räägib meile alati söögi alla ja söögi peale ja see on asi ka, millega hirmutatakse inimesi ja selle hirmu abil on loomulikult hea valitseda, valitsetakse ülbelt ja arrogantselt, sest nad teavad, et nad saavad. Eriti kui vaja rahvalt raha kätte saada, siis tullakse alati selle jutuga. Julgeoleku maksumuses müüdi meile ka suure trummipõrimaga maha ja räägiti siis, et kuidas me siis oleme kaitstud. Nüüd järsku kaotame julgeolekumaksu ära, et meil nagu ei olegi julgeoleku jaoks raha vaja. Et ma nagu küsin, et kas meil siis nüüd on rohkem julgeolekut nagu lubati või vähem või kuidas need asjad omavahel seotud on? Ega ei olnud algusest saadik seotud selle eelnõu, ütleme siis julgeolekumaksu kehtestamist müüdi avalikkusele selle jutuga tõesti, et esiteks hirmutamisega siis, et kohe meil kõik, kui me kohe teilt kõik raha ära ei võta, siis kohe on venkud sees. Et te peate maksma, muidu te olete süüdi selles, et kohe olete ja siis lähete juba Siberisse. Ja siis sellisesse afektiseisundisse viidud inimestelt on tegelikult raha lihtsam kätte saada. Et see on väga teadlik, äärmiselt küüniline on ja riigi kaitsesse see raha ei ole läinud. Nüüd ma tulen tagasi selle aspekti juurde, et kõik need maksutõusud, mis on tehtud valede prognoosidega. Et see raha, mida öeldi, et hakkab laekuma, ei ole laekunud. Ei laeku ettevõtte tulumaksu kehtestamisest, ei laeku käibemaksust nii palju, kui on öeldud, ei laeku tulumaksust nii palju, kui on öeldud ja selles mõttes ta on nagu kahekordselt ebaõnnestunud. Aga kõige õudsam on ikkagi see vale, mis siia juurde käib, et meile räägitakse, kuidas meil on parempoolne valitsus, mis langetab makse ja selle jutu reaalne tulemus on see, et maksud tõusevad ja maksutõusud muudetakse alaliseks. Ja minu meelest on oluline, et me vahetevahel sunnime siis koalitsioonikolleege ikkagi seda nuppu vajutama, et pärast ei oleks võimalik
kohalikel valimistel minna rääkima, nii nagu siin mõni Võrumaa mees, et mina ikka väga hoolin inimestest ja inimeste toimetulekutest, et palun ärme räägi sellest, et ma virutasin teile selga käibemaksu tõusu, aktsiisimaksu tõusu, automaksu, julgeolekumaksu, et ma lihtsalt väga hoolin inimestest, aga ärme räägi sellest, et ma kõiki teie makse tõstin ja teie elu halvemaks tegin, et ei, et ikka need tabelid, mis sinna, need hääletustulemuse tabelid, mis jäävad üles pildistatud saab, et nendega on valijal ikkagi vaja tutvuda. Vladimir Arhipov, palun. Aitäh, lugupeetud juhataja, hea ettekandja. Valedest maksud ei tõuse. Et lähme natuke nende protsentidest ja numbritest eemale. Et valesid tuleb meil kogu aeg, milles on ju päris suur oht. Kas teie ei leia, et need valed võivad muutuda poliitiliseks normiks ja milline oht see on Eesti riigile ja demokraatiale? Aitäh. Ma olen nii palju pessimistlik juba, et mulle tundub, et valed ongi muutunud poliitiliseks normiks. Ja selle tulemuseks on ju see, et meile öeldakse, tuuakse seaduseelnõu, mis on ilmselges vastuolus põhiseadusega. Vaadatakse, pupill ka ei liigu, vaadatakse silma sisse ja öeldakse, et ei ole vastuolus põhiseadusega. Partei ütleb, et siin on 5 sõrme. On 5 sõrme. Ei ole vastuolus põhiseadusega. Ja see on rutiinne tegevus meil tänases poliitilises olukorras. No mida see tähendab? See tähendab seda, et liberaalid, kes kogu aeg midagi undavad õigusriigist, on tegelikult õigusriigi kõige jõhkramad lammutajad. Sest mida õigusriik muud tähendab kui seda, et seadused kehtivad kogu aeg, mitte niimoodi, et eile kehtis, aga täna ei kehti. Ja seadused kehtivad kõigile. Mitte niimoodi, et keskerakondlaselt ja ekrelaselt nõuame seaduse täitmist rangusega, aga reformierakondlaste puhul prokuratuur asja ei näe. No lihtsalt ei näe. Pistad ninapidi sisse, ikka ei näe. Ei ole, siis ei ole enam õigusriiki. Siis on voluntarism. Siis on tugevama õigus, sellist valitsemiskorda on maailma ajaloos olnud palju. Üldiselt ei ole meeldiv. Ja minu meelest me ei tohiks sellega leppida siin ka. Evelin Poolamets, palun. Aitäh, hea istungi juhataja ja ettekandja. Et kui me nüüd meenutame, kuidas seda julgeolekumaksu hakati kehtestama või hakati nagu sellest rääkima, ega see ei olnud üks konkreetne maks, vaid see koosnes mitmest komponendist, nii käibemaksu tõusust kui ka tulu maksustamisest 1. eurost. Ja me mäletame ka, kuidas siis sellele avalikkus reageeris, ka pensionärid olid nõus kõike maksma, kuna ikkagi on vaja ju julgeolekusse panustada. Ja nüüd tegelikult ju Reformierakond jälle valetab, et ta kaotab julgeoleku maksu. Tegelikult ta tahab ju ainult mingit komponenti sealt või olen ma õigesti aru saanud? Aitäh. Ja me ei ole tegelikult ju näinud eelnõud, mida ta siis täpselt sealt kaotama hakkab. Et ma olen kõige rohkem jutu järgi on kõige rohkem olnud aru saada seda, et eriti Reformierakonnale tundub kõige olulisem siis see ettevõtte tulumaksu osa sealt ära kaotada, sest et tõepoolest see on täiesti uue maksuliigi tekitamine meile väga keeruline majandada või ütleme siis maksu administreerimise seisukohalt keeruline, väga väikese tulu efektiivsusega ja nagu ma siin ka ennem ütlesin, et ettevõtted on juba seda ennetanud ja oma bilanssi ümber teinud niimoodi, et see maksukohustus oleks neil maksu kehtima hakkamisel võimalikult väike. Aga siin see on hea, et sa tõid selle pensionäride aspekti sisse, et tuletame selle nüüd kõigile meelde. Siis kui Michal sai peaministriks ja reklaamis meile kõigile, kuidas maksufestival on lõppenud ja siis tõi meile hunniku uusi makse selle kinnitamiseks. Siis üks asi, mida ta kõigile rääkis, oli see, et valusaid otsuseid tuli teha, aga pensionite kallale ei mindud. Ja see oli vale. Muidugi mindi pensionite kallale. Pensionid maksustati 1. eurost. Muidugi mindi pensionite kallale. Pensionäride tulumaksu makstav tulumaksu summa ja makstava tulumaksu siis see nii-öelda baas suurenes.
Muidugi mindi pensionite kallale. Ja seda muidugi seda siis varjutati või seda üritati hägustada sellega, et aga näe, pensionid tõusevad. Jah, pensionid tõusevad, sest reformierakondlik valitsemine on toonud meile kaasa inflatsiooni. Ja seadus nõuab, pensioni nii-öelda indekseerimise seadus nõuab, et pensionid peavad olema siis inflatsiooniga kaasas käima. Kui on suur inflatsioon, siis pension ka tõuseb. See ei tee ühtegi pensionäri rikkamaks, vaid see kompenseerib inflatsiooni. Aga kui sa samal ajal selle suurenenud summa pealt esimesest eurot alates hakkad tulumaksu nõudma, siis sa selle suurenenud summa teed väiksemaks. Kättesaadav summa on väiksem, sest et tulumaksu peetakse kinni suurema summa pealt alates esimesest eurost, sest muidu on ju pensionid tulumaksu vabastus on suhteliselt kõrge summa pealt. Aga siis selle sama nii-öelda julgeolekumaksuga hakati esimesest eurost ka pensioneid maksustama. Nii et muidugi mindi pensionite kallale. Ja nüüd tullakse meile siis sulni müügimehe jutuga, et ei noh, meie siin parempoolsed, et vähendame siin tulumaksu teil ja inimesel jääb rohkem raha kätte ja inimene teab ise paremini, mida oma rahaga teha ja kõigil on parem. Aga see kõigil on parem on täpselt see, mis te ennem ära võtsite. Nüüd siis erilise lahkusega anname tagasi. Erilise, no nii head valitsust ei ole ennem olnud, kes tuli andis pensionärile esimesest eurost tulumaksu vabastust. Ehkki ta ise poolast tagasi selle ära võttis. Helle-Moonika Helme, palun. Ja aitäh. No mõtlesin, et jätan ühe küsimuse kaasettekandjale ka, aga reformierakondlase käest ei ole mõtet küsida, sellepärast et huultelt lugemine, me teame, mis sealt tuleb. Ja siis ma mõtlesin, et ma küsin ChatGPT pealt käest ja küsisin, et lihtsalt, et kui maksud tõusevad, et kas siis SKP langeb või tõuseb ja ta ütleb väga selgelt, et maksude tõus võib mõjutada SKP-d niimoodi, et ühesõnaga kokkuvõttes, kui maksud tõusevad, siis on oodata SKP langust. Ehk et mis me siis praegu näeme, eks ole, et Reformierakond, kes on meil, nüüd kaotab julgeolekumaksu, 2 kuud juba kaotab, veel ei ole kaotanud, aga ühesõnaga räägitakse. Et siis see toodab võib-olla meile siis rohkem julgeolekut, nagu nad ikka oskavad asju tagurpidi pöörata, et maksud tõusevad, aga inimestele jääb rohkem raha kätte. Ja nüüd ma siis nagu küsin, et nüüd öeldakse, et ei, et meil on julgeolekuga kõik hästi, et 5% SKP-st hakkab minema riigikaitsesse. Aga kui ma nagu vaatan, eks ole, see nende maksupoliitika tegelikult meie SKP-d nagu langetab, et ma siis küsin, et kas meil siis Reformierakonna juhtimisel on lõpuks julgem olla või ei ole? No küllap see sõltub sellest, kellelt sa küsid, eks ju, et mina küll ei näe, ma võin, ütleme, julgeoleku kohta tuleb mõned asjad ikkagi alati üle korrata, et viimane suur võimekus, mis Eestil juurde lisandus, oli rannakaitsevõimekus. See on reaalselt Eestile võimekustena lisandunud. Rannakaitsevõimekus, see otsus tehti ära 2020. aasta lõpus EKRE valitsuses olles. Otsus soetada rannakaitse raketisüsteemid. Nii. Selle saime kätte, kui ma nüüd õigesti mäletan, eelmine aasta või umbes natuke rohkem kui aasta tagasi. Ja rohkem pole vahepeal mingeid uusi võimekusi tulnud. Asju on uuendatud, võib-olla midagi on juurde ostetud ja mingeid asju on tehtud, aga võimekusi juurde ei ole tulnud. Raha on küll hästi palju juurde pandud, aga selle raha juurde panemisega peab ka hästi tähelepanelik olema, et ega SKP protsent ei kaitse Eestit. SKP protsent on, see Exceli tabeli meeste peas on ta võib-olla tore asi, aga meil on tegelikult vaja teada, mis meil on võimekused, kui palju need võimekused on suurenenud, et seda kõike meil on vaja teada, et see on nagu vaidlus, mida minuga tunne vahel, kui refikatega räägid, et lihtsalt jälle peaga vastu seina jooksed, et kui me tahame, et meil kaitsevõimekus tugevneb, siis tuleb vaadata, mida meil vaja on, otsustada, mida me sellest ostame, siis võtta laen, osta ära ja siis järgmised 10 aastat seda laenu maksta ja see mahub meil ilusti riigikaitse eelarvesse sisse ja me oleme sujuvalt selle maksnud, me ei pea makse tõstma, me tõstame riigikaitset kulutusi seal mitte 5%, võib-olla 3%, võib-olla 3,5%, see kõik mahub ära meie majanduse kasvu või majanduse olukorra sisse ja saame kõik asjad korraga kohe kätte. Mitte ei tee siin lööktööd, et sel aastal tõstsime 5% peale ja siis 7 aasta pärast saame mingi asja kätte. Et lähme hankesse, see on nende lemmikteema. Aga isegi sellised üdini reformierakondlikud asutused nagu Eesti Pank või ka Rahandusministeeriumi prognoosid ju ütlevad meile selge sõnaga, et need maksutõusud, mille Reformierakonna valitsus, Kristen Michali valitsus on teinud, pärsivad SKP kasvu ehk veavad SKP-d alla ehk teevad Eestit vaesemaks ühiskonnana
ja suurendavad inflatsiooni kasvu ehk vähendavad inimeste ostujõudu, vähendavad raha ostujõudu, suurendavad hinnatõusu. Ehk siis need maksutõusud, mille Reformierakond on meile siin igal aastal käruga rullib õue peale ja valab ümber, et tegelege sellega. Et need on teinud Eesti elu halvemaks, need on teinud Eesti inimeste elu halvemaks, on teinud kallimaks ja on jätnud vähem raha kätte. Nii et seda ütlevad isegi need spetsialistid, kes alati maalivad kõike roosades värvides, kui see puudutab Reformierakonda. Suur tänu teile. Rohkem teile küsimusi ei ole.